tere tulemast patsiendi ohutuse töötuppa. Me räägime mikrofoni sellepärast, et seda keegi kuskil salvestab ja võib-olla pärast keegi kuskil tahab järgi vaadata. Mina olen Maarja Hõllik, olen erialalt anestesioloog ja olnud viimastel aastatel päris usin patsiendi ohutuse entusiast, vähemalt selles haiglas, kus ma töötan, Ida-Tallinna Keskhaiglas, ja mul on hea meel, et arstide päevadel on meil võimalus koos Airiga, kes on meil Ida-Tallinna Keskhaiglas kirurg, ja Kadriga, kes on meil lastearst, seda patsiendi ohutuse töötuba läbi viia. See on töötuba, see tähendab seda, et me proovime jääda sellesse formaati ka kinni. Me küll teeme väikese sissejuhatuse, et võib-olla teile edasi anda seda mõtet, mis meie meelest võiks nagu läbi selle töötoa seda arutelu kanda. Aga tegelikult me tahaks, et teie räägiksite natukene rohkem kui meie. Ja ajaliselt võiks see siis nii olla, et pärast lühikest sissejuhatust me teeme sukse järgmise lühikese loengu ja siis jagame teile kätte grupitöö. Te saate oma laudkondades 20 minuti jooksul arutada ja siis järgneva poole tunni jooksul saame kõik koos arutleda, mis te siis arvasite sellest juhtumist, mis me teile anname ja sellest, kuidas selle juhtumiga toimetada ja siis pärast kõige lõpus teeme kokkuvõtted. Ja nüüd võib selle video panna käima. Absolutely, yeah. Thank you. Hi, Helen. Settling in okay? How are my post-ops doing? That's fine. Let's go on a ward round. Are there any nurses available? I think there's another round going on, but I'll get someone. No, it's fine. Never available when we need them anyway. Let's just start this round. We can't be waiting. Hello, Mrs. Jones. How are you feeling? Oh, not too bad. A bit groggy, but pain's okay. Okay, that's fine. Your operation went well. No issues there. We'll have you up and about by tomorrow, hopefully. Can I just have a press of your tummy? Right, Helen. Abdomen soft, wound dry. Catheter out tomorrow. Free fluids tonight. Normal diet tomorrow. And outpatients in 6 weeks. Has she had her antibiotics? Oh, no, what would you like? Kefenmet? Oh, no, that'll give her a C. diff. A spot of a comoxiclav. You're doing very well, Mrs. Jones. I'll catch up with you again tomorrow. Okay, thank you. Come on. Hi, Mrs. Stevens. How are you doing? Hello, Mrs. Jones. Ow. Nurse, could you help me, please? No, now. Yes, just It one really moment. hurts. No, I really need to go to the loo and I just don't want to have an accident. Sorry about that, Mrs. Jones. How are you feeling? I'm okay. A few twinges, but I'm all right. Well, the doctor's written you up for some painkillers, so I'll give you those to make you feel more comfortable. And some antibiotics as well, okay? Sharon, I need to talk to you. I'm worried about Mr. Wilson. His Muse score's 6. Sorry about that, Mrs. Jones. Where were we? Medicine? Oh, yes, that's right. You've got a red wristband on. What's it you're allergic to? Penicillin. I get like a really bad rash when I take them tablets. Right, Mrs. Jones, these are your antibiotics, okay? Which ones are they? These called Augmentin.
Me ei olnud üldse plaanis seda videot kuidagi siin kommenteerida või arutleda sellel teemal, lihtsalt et panna selline väike taustapilt sellele, millest me nagu räägime täna siin, et üsna selline tavapärane olukord meie haiglast või meie tööst haiglas, aga järgmiseks ma panin siia selle koodi, kus te saate siis seal Mentimeetris panna kirja need märksõnad, mida te arvate, et millest te tahaksite rääkida või mis oleks kõige olulisem, millest te tahaksite rääkida, kui me räägime patsiendi ohutusest? Vaatame, kas see töötab, kas see hakkavad tulema. Saite sinna? Mida tuleb? Ma vist rohkem ei ootaks. Väga hea. Ma natukene tegin sohki ka, sest kui ma seda süsteemi testisin, siis ma ise kirjutasin selle süsteemi sinna sisse, aga tundub, et nii mõnigi on seda veel maininud, et see ikkagi jäi üheks kõige suuremaks asjaks. Aga kui vaadata nagu sellele, et millest me täna võib-olla siin ette valmistasime töötoas, et kõigist nendest asjadest me saame rääkida, aga siis ma arvan, et õppimine vigadest ja just et süsteem peab vigadest õppima, on nagu need märksõnad, mis mulle siit praegu kõige rohkem meie töötoaga seostusid. Aga lähme siit edasi. Meil on natuke aega veel. Kas keegi tahab öelda, millised tööriistad või süsteemid või abivahendid, protokollid on kasutusel teil oma töös, et saaksite nendest patsiendi ohutusjuhtumitest või vigadest õppida või neid analüüsida või jõuda mingi tulemuseni, kuidas me saame paremaks, kui me oleme teada saanud, et meil tekivad vead. Jah, palun. Võib-olla on see aega laiem metkollektiiv pealvärskida. Aga selle analüüsi läbiviimiseks on teil mingisugune protokoll või mingisugune abivahend, tööriist, mida te kasutate selleks, et analüüsida neid juhtumeid? Mulle kui residendile anti need case'id ette ja öeldi, et tee ettekanne, kui õigesti mäletan, aga võib-olla oli ka raamist, paljast ei mäleta nii käest. Et see põhitööriist on resident, ma saan aru siis, selles süsteemis. Okei, väga hea. Kas keegi tahab veel midagi välja tuua, mis meelde tuleb, et kui on juhtumite analüüsimine või uurimine käib, et mis need tööriistad on, mis meie tööandja või see organisatsioon meile andnud on seda tööd teha? Ei tule rohkem. Okei, aga räägime nendest asjadest siis natuke see aja pärast täpsemalt. Ma natukene võtaksin aega veel siia algusesse, et rääkida natukene sellest taustast, miks meie oleme otsustanud just
sellesse patsiendi ohutusse sellise vaatenurga alt siseneda, siis on ära kirjeldatud sellised situatiivsuse teooriad. Eesti keeles tundus see kõige nagu asjakohasem termin selle kohta, inglise keeles siis situativity theories, mis kirjeldavad seda, kuidas meditsiini praktiseerimine või siis inglise keeles clinical reasoning ei sõltu ainult praktiseerija enda teadmistest ja uskumustest, vaid on mõjutatud olukorrast tingitud veel mitmete erinevate faktorite poolt, nagu teised inimesed, keskkond ja nende koosmõju. Et nagu paremini lahti seletada seda kõike, mis selle teooriaga mõeldud on, siis on välja toodud siin sellised 3 E-d inglise keeles siis, mis aitavad meil mõista seda teooriat, et me mõtleme ja mõtlemine on seotud meie kehaga. Ilma kehata meie aju ei tööta ja meie mõtlemine toimub või meie mõistus töötab selles keskkonnas, kus me parasjagu oleme. Ja selleks, et mingeid otsuseid teha või oma olulisi mõtteid mõelda, suhtleme me enda ümbritseva keskkonnaga, ehk siis extended mind, meie mõistus on tegelikult natukene laiendatud kui see ainult, mis meil endal peas on. Ja jagatakse siis 4 teooriaks. Neid situatiivsuse teooriaid ongi siis nii-öelda embodied cognition ehk siis nagu, mis kirjeldab seda, et kehal on oluline roll ja kehalisel tunnetusel ja tajudel ja kehalistel oskustel on oluline roll meie kognitsioonis. Ökoloogiline psühholoogia, mis kirjeldab seda, et õppimine ja sooritus toimuvad ainult siis, kui võimekad inimesed eesmärgistatud suhtlevad omavahel ja oma keskkonnaga. Siis situated cognition ehk siis selles situatsioonis mõtlemine ja tunnetus toimuvad siis täpselt konkreetselt selles situatsioonis, kus me parasjagu oleme. Ja distributed cognition siis kirjeldab seda, kuidas tegelikult otsused, vastutus ja mõtlemine meie töökeskkonnas on jagatud inimeste vahel, inimeste ja masinate vahel ja nende tööriistadega, mis meil oma töö tegemiseks ja otsuste tegemiseks käes on. Ja kui need kõik asjad ühe skeemi peale kokku panna, siis tuleb välja midagi sellist, et kui seal keskel peab sündima mingi meditsiiniliselt oluline otsus, siis need asjad on mõjutatud sellest arstist, kes seda otsust peab tegema, sellest patsiendist, tema lähedastest, seal juures olevatest teistest meditsiinitöötajatest ja kogu sellest muust keskkonnast, mis meid selle juures, kõige juures ümbritseb. Ja lõpetuseks siis tegelikult inglise keeles selline termin nagu distributed cognition ehk jagatud mõtlemine või jagatud vastutus, mis tähendab seda, et kõik see, mis toimub patsiendiga meie haiglas või muus kohas, kus siis neid otsuseid on vaja teha, neid otsuseid, kõike seda mõtlemist tegelikult mõjutavad kõik need inimesed, see keskkond, mis seal ümber on ja lõpuks see otsus sünnib nagu väga mitmete osapoolte koosmõjul ja seetõttu ka need vead, mis tekivad, neid ei saa omistada ühele inimesele või ühele meditsiinitöötajale, ühele kellegile, üksikindiviidile, kes justkui peaks süüdi olema, kui midagi läheb valesti, vaid need vead tekivad tegelikult süsteemis, mitte kellegi konkreetselt inimese peas. Aga siit ma annaksin edasi sõna Airile. Jah, et kui me räägime siis ebasoovitud ravitulemuste analüüsist või vigade analüüsimisest, siis on hästi oluline, kuidas me sellesse suhtume. Et ma tahaks öelda seda lauset küll väga võib-olla ebatsensuurselt, aga mitte keegi ei tule hommikul tööle, et täna ma tahan käkki keerata. No ma siiralt usun sellesse. Võib-olla tõesti pangaröövel hommikul ärkab üles, ma tahan seda panka röövida, aga meditsiinis seda ei juhtu, eks.
ja viga on inimlik ja see, et me aeg-ajalt eksime, on inimlik. Eksin mina, eksite teie ja eksin ka peale seda, kui ma tean, miks ma eksin, ikkagi juhtuvad asjad. Aga oluline on see, et mis järeldused me sellest teeme ja kuidas me sellest veast suudame õppida ja muutusi ellu viia. Ja muutuste elluviimine peabki toimuma läbi süsteemide ja protsesside analüüsile ja süsteemi muutusele, et vigu oleks vähem. Kui me räägime erinevatest mudelitest või teooriatest, kuidas ohutusjuhtumeid analüüsida, siis tegelikult väljapool meditsiini on ka erinevaid teooriaid. Väga lahe teooria on Šveitsi juustumudel, mis pigem siis riskijuhtimises või ohutuse analüüsis on kasutusel. Et meditsiinis saab väga hästi ka samastada ennast sellega, et meil on need juustuviilud, eks ju, ehk siis kontrollsüsteemid, mingid kaitsemehhanismid, mis üksinda ei ole mitte kunagi täiuslikud. Meil on neid viile väga palju, nad on puudulikud, neil on augud sees. Kui need viilud nüüd satuvad niimoodi üksteise taha, et need augud on ühes kohas, siis lipsabki meil see viga läbi. Või siis võtame juurpõhjuse analüüsi, et see kontsentreerub ka selle algpõhjuse leidmisele, mitte siis selle tulemuse sümptomite lahendamisele. Mida me antud töötoas siis ka käsitleme, on human factors ehk siis süsteemmõtlemine. Ja see mudel on minu mõtlemist ka väga palju avardanud ja kirurgia osakonnas me tüsistuste koosolekul oleme seda ülihästi rakendanud niimoodi, et inimesed mõtlevad, ja miks me selle peale ei ole tulnud. Et meil on erinevad tööprotsessid, meil on protsessid, kuidas me neid töösüsteeme rakendame ja meil on siis tulemused. Kui me räägime töösüsteemist, mis mõjutavad meie mõtlemist töö juures, siis see inimene on seal väga väike faktor. Inimene on seal oma teadmiste, oskuste, väljaõppega, ka väsimuse, stressiga. Siis on meile antud erinevad ülesanded, kui keerukad nad on. Kas me piisavalt on meil teadmisi selle jaoks? Kas meil on haigeid ootamas rivis, kas meil on mingi ajasurve, kas meil on segajad faktorid, nagu me videost nägime, kui palju neid segajaid seal ühel õel oli. Kas meil on mingisugust standardiseeritud käsitlused, mis aitavad meie tööd ohutult teha. Kõik tehnoloogia, ressursid, mis meile selle töö tegemiseks on andnud, kas need toetavad, segavad, kui mugavad nad on, milline keskkond meil töö juures on. Ma ei räägi ainult füüsilisest keskkonnast, mis on ka tegelikult väga mugav, vaid ohutuskultuurist, kes on meie ümber, kellega koos me töötame, kas me kardame nendest rääkida juhtumitest, milline on organisatsioonis endas töökorraldused, millised ressursid on meile antud, kuidas toimub juhtimine ja protseduurid. Ja loomulikult kõike seda mõjutavad ka organisatsiooni välised põhjused, erinevad seadusandlused, ravijuhised, ühiskonna ootused, mis kõik mõjutavad meie tegutsemist. Ja nende töösüsteemidega siis kujunevad meie kliiniline töö sisuliselt. Kuidas meie teeme siis antud otsuseid, kuidas meie suhtlus käib omavahel ja kuidas siis info nende töösüsteemide sees liigub. Ja sellest tulenevalt ka tulemus. Kõige silmnähtaval tulemus haiglas on loomulikult see, mida patsient saab. Kui ohutud raviteekond oli, kui kvaliteetne tema ravi oli, kui ootuspärane see oli. Aga ka teine on töötaja oma rahuolu ja seda me ei tohiks ka ära unustada, et see töötaja jääks sellest kogu protsessis terveks ja ta suudaks ka väljapool tööd funktsioneerida täisväärtuslikult ja ta tahaks homme siia tööle tagasi tulla. Ja loomulikult ka organisatsiooni enda tulemused. Need on kõik need siis efektiivsuse kulutulu Exceli tabelid, mis on ka väga olulised. Miks siis antud mudel on väga kasulik, on see, et tegelikult aitab näha tervikpilti. Me ei ole seal alati üksi sees ja need on nii palju erinevaid tegureid, mis meid mõjutavad. Ja suunab siis meid otsima pigem süsteemseid põhjuseid veatekkeks. Ja selle läbi ka siis leida neid lahendusi, kuidas seda süsteemi või protsessi paremaks muuta. Üks näide selline, mida ma ei tahagi nüüd haiglat nimetada, aga eks seda tuleb ka igal pool ette.
et manustati valet ravimit või valele haigele, eks ole. Et väga kerge on öelda, et õde eksis. Väga-väga kerge on öelda ja see kahjuks tuleb ka väga tihti välja, et niimoodi öeldakse. Aga kui me hakkame nüüd mõtlema, kas tal olid need ravimpakid ühesugused, kus need ravimpakid olid, mitu korda teda segati selle töö jooksul, et ta pidi selle protsessi pooleli jätma, kontsentreeruma mingi ägedamale protsessile. Kas tal oli mingisugused vajalikud ressursid, mingisugused kaitsemehhanismid, mis aitasid teda, kontrollisid teda, et ta andis selle ravimi õigele haigele ja loomulikult, kui palju tal veel tööd oli. Kas tal oli veel 9, 10, 11 haiget, keda peab teenendama, eks ju. Ja kui me seda niimoodi mõtleme, siis tegelikult me saame aru, et see indiviid ei ole süüdi. See süsteem on vigane. Ja ärme süüdista indiviidi. Kui me mõtleme nüüd lahenduste peale, siis tugevad lahendused ja sellised lahendused, mis jäävad, on need, mis teevad süsteemi veakindlamaks. See tähendab, meil on standardiseeritud käsitlus, meil on checklistid, meil on automaatselt infotehnoloogilised kontrollsüsteemid, meil on erinevad lahendused, mis lihtsustavad meil protsesse teha. Nõrgad lahendused on need, mida võib-olla tihtipeale või enamus aja pakutakse patsiendi ohutusanalüüsi tulemusena, et lähme nüüd siis teeme ühe koolituse, eks ju. Aga need on suunatud indiviidi tasandile, eks ju, mitte süsteemi tasandile. Ja kõige, minu lemmikum on see, et ära teinekord tee nii. Jah, see ongi nagu lahendus. Nüüd siis teile grupitöö. Meie anname teile ette paar patsiendi ohutusjuhtumit. Mulle meeldib see neermist, nagu sa ütlesid ka ennem, et on olemas eraldi andmepank, kus on eraldi selliseid juhtumeid ja nende analüüsi, et sealt on need ka võetud. Et kui te nüüd mõtlete 2 küsimusele nende juhtumi põhjal, mis selles süsteemis soodustas vea tekkimist, mis tegi selle lihtsaks ja kuidas teha seda süsteemi paremaks, et see vea tekkimine oleks just raskem. Et 2 küsimust, mida me tahaksime koos teiega arutada. Jah? Kadri tutvustab meie töölehti. Minnes siis praktilise töö juurde. Leiate ploki oma ees olevat laualt. Kuna mingi teadmise edasiandjad õpivad koos teiega, siis me palume, et te paneks oma nimed ja ameti sinna lehele ka pärast kirja. Töökohta ei ole vaja, lihtsalt nimi ja amet. Et me jaotame teile laiali 3 erinevat haigusjuhtu. Palume ühtlasi kõigil neil, kes istuvad teatri poole peal, julgelt gruppidega ühineda, sest nagu me kell 1:30 lubasime, mingit isiklikku vastutust see grupi töö teis ei kanna. Et 2 gruppi saavad ühesuguse ülesande. Te ei tea, kes need 2 gruppi on. Ja siis Maarja, Airi ja mina oleme nende lahenduste otsimisel ja tööriista tutvustamisel teile toeks. Ja seina peale me neid ülesandeid panema ei peagi, sellepärast et teatrisaali poole peal meil kedagi ei istu. Kõige rohkem mugavustsoonist pean välja astuma mina, et ma vahetan oma lastearstitöö nüüd geriaatrilise halva prognoosiga haigusega vanainimesega seotud ravitegevuse vastu. Nii, ja see on siis välja pakutud 1 tööriist ja just see tööriist selle tõttu, et kui mainitud näidetes tuleb inimene, üks meditsiinipersoon hommikul või õhtul tööle või pärastlõunal, olenevalt kuidas tema vahetus on, siis ta töötab teatavates ruumides, teatavate patsientidega, teatavate juhiste abil ning ta on tulnud sinna heas tahtes oma töökohustusi täitma. Ja see tööleht aitab teil struktureeritult aru saada, kes tuli millise pagasiga tööle, millises kontekstis, mis kõik mõjutab selle ühe persooni tööd, kellega seoses siis tekib võimalik viga
ja ma rõhutan seda võimalikku viga ja milliseid protsesse oleks siis teie hinnangul vaja kaasata, et Airi poolt mainitud veatekke kontekst oleks minimaliseeritud, et raskem oleks viga teha, kui viga vältida. Nii. Ja siia mikrofoni ütlen veel nii palju, kui kõik grupi osalised selle tööriistaga tutvuvad, on siis need, et kordamiseks, et me siis ei unusta, et meil ei ole ainult teatud haridusega, teatud töökogemuse, oma erialase ja eraelulise ajalooga inimene, kes kannab oma töö sees erinevaid rolle, vaid ta kasutab oma töös ka teatavaid tehnoloogilisi abivahendeid, juhiseid, ta täidab teatavaid tööülesandeid teatavas ajaühikus, ta töötab ühes teatavas riigis, kõik meie juhud toimivad täna ühes riigis ja see on Eesti Vabariik ja teda juhitakse tema töös ja tema juhte juhitakse töös teatavate kordade ja hea kogemuse järgi ning tema töökeskkond siis võib töö käigus muutuda või mitte. Nii, kas meil tööülesanded on kätte jaotatud? Ühe võtmesõna ütlen veel, mis viiks ilma stressita lahendustele, et püüame ennast panna sellesse situatsiooni, nagu need oleks meie ise, kes meditsiinitöötaja on selles situatsioonis. Mitte lihtsalt kõrvaltvaataja ja loodetavasti üldse mitte hindaja. Anname teile 15 minutit süveneda, mõelda natuke, tuleme, aitame teid ringi käia ja siis arutleme. Ma ei lähe segama. Ja, see oli.
oli see probleem. Ega me ei tea või mingisugune error ja mingi programm viga. See on sitten analüütida patsienti ja õige. See on olevat ja ongi see rohkem siis ei ole hea, et ma loomulikult, kui sa keerutad, et ma panen ja on ravi kaasa. Et siis on patsiendi see käe, siis see klapab ja klapis on see triipkoodiga ravi. Mis on see lüli, mis on lüli, see on 8 kaudu, et need oleks identifitseeritud. Saab tulla mõni teine tuleb võtta ka ja ma arvan, et see on mingi rahvusvaheline see sest te peaks oma kõrvale välja kirjutatud test. Sealt on see, kuidas sa oled see, mis sa oled ära olnud, palju liikud on. Siis oli farmakoloogia ässes. Seletada näiteks, või ta võtavad liiga palju. Äkki võtab teida. Ja see siin ongi see küsimus. Tegelikult on mõnes süsteemis. Siin on välja aga kui me nüüd edasi läheme, see tekib selle peale, et silma samal ajal, siis kui tuli välja, et see teine patsient on mõtlenud, sa pead selle vale ravi, siis ongi see, et oli kiirus, ta oli lihtsalt kadunud. Et siis oli küsimus, et esimene mõte on see, et kuhu tema ravi kadus, oli see, et see suure probleem tihti saab minu tundub, et iga raviva mürgus ei ole näinud. See ei ole tulnud. Väike, seda tuleb parem. Patsientid on liiku nii. See,
saaks kodus retsepti välja, see on palju ohtlikum minu kolm aastast endal kolm päeva, kolm nädalat, aga minu ma ei oska öelda, kas see võiks olla, et kas see on see või kaasa anda, siin on natuke see või pojale, kes on kõrgem, kes annab need rahud. Aga ma ei tea, mis ta vist välja, kes on tulnud maetsi, et viinad on just, näitab kindlasti üks inimene, kes on võib-olla konditsioon oleks nõus. Keegi võtab annus on hoopis hinnaga, kui sa oled harjunud peast, siis ainult ja ei, see on see, aga saaksin kõigest. See protsess on seda, et see võib olla, saab olema kolm päeva peab välja see, et kui ta sellise päeva ikka haiged on, et see on välja läks või pärast tundelisi sümptomeid, kas sa annad selle selgub, et see on peaks läheb ravi, kus on ravi on haiguspäevasti, sa võtad lihtsalt ravi. Ja valgustis on võib-olla see üleandmine rasavil oleks no ta paranes teiega, ta jõuab kriimist. Me võime siis välja kirjutada palju ja
et selle võiks tagasi saada. Näiteks täpselt sellega võttis sellest vastutusel teha. Muidu on ju ravimikapsel. Aga ei tea, mis see alustamine on, kas on sellest näiteks ei, see on 3 päeva, see on vale, aga see aga siis kui tekkis patsienti meie ravimit, aga see, kes võib nüüd saama. Kes oli seda, ta ei ole seda keskkond juhtustab. Teil oli aasta kuulge, et mul on ravimid, ma ei ole saanud sellest, keegi kasutab seda kõike. Ei julgustanud mulle, seda hästi on, et vastutus meie lihtsalt tervise. Ja see ei ole ka mina mis kostikest see peab tehnoloogias saab meil olemas. Kolm või siis et viis on täpselt inimesed keegi juba läheb ja just. See võitleb koos patsiendi või ravimid koos ravimid.
siin on ja me peame siin lahendusi, aga ma panen seal praegu ainult küsimusi teid ravimitest, sa patsientidele seas, see on üle, seal on mingi ravimite jaotamine, mis ei ole saanud see on lihtsalt võib-olla näiteks parasjagu, et Trump on jälle Ameerikas koos läinud. Tal läks läbi tema ei pea kuulema. Seda püsaksid ravist 3 päeva mitte anda ravimit, seda peab. Siin on mingi ravimi andmise juhis. Ei, aga see on täitsa ees, aga pärast 3 päeva ei saa. Meil on küsimus, et peaks meid jamase protsessi välja mõnda või inimene vaidlustada meie ravimid, enda ravimid ja kuidas see saab alati meie ravimid ja enda ravimid. Mis oleksid jamad? Aga seal on muidugi palju jama ja see on juba tähtaeg. Kallid kolleegid, ma näen, et siin arutelud tulised käivad, aga proovime koos siis mõtestada neid mõtteid, mida te leidsite siit süsteemidest, milliseid puudujääke ja kuidas oleks siis lahendustega. Ja meil on eraldi 3 case'i tegelikult ja et teised oleks ka teadlikud nendest juhtumitest. Siin on näiteks 2 lauda 1 case'iga. Et kas te teeksite ühe väikse lühikokkuvõtte, mis see juhtum oli? See oli üles kirjutatud sinna midagi. Nii, ma ei tea, kas ma olen kuuldel. Meil on siis selline juht, kus esimese aasta ortopeedia resident kutsuti Irosse konsulteerima üht patsienti, et punkteerida tal siis vedelikku vasakust hüppeliigesest. Lugu siis läks lahti niimoodi, et telefoni teel oli see konsultatsioon, residendid läksid kohale 2 siis ja läksid vale patsiendi juurde ja punkteerisid ka valet jalga. Protsessi käigus tegelikult ei täidetud checklisti, sellest ei olnud residendid teadlikud. Seal ei olnud koha peal ka seda Iro residenti, kes siis, vist oli Iro resident, kes kutsus või kes selle konsultatsiooni siis tegi. Ja õde, kes tõstatas selle teema, et miks seda patsienti punkteeritakse, tegelikult tema tähelepanekust mindi vaatama ka elektroonilisse infosüsteemi, et patsiendi infot üle, aga tuldi tagasi ja ikkagi mindi edasi protseduuriga vale patsiendi juures. Igal juhul punkteeriti siis valel patsiendil valet jalga. Et mitu asja läks järjestikku kehvasti ja ma sain aru, et residendid jäid siis lõppude lõpuks süüdi selles. Aga vaatame, mis teie siis leidsite? Milliseid töösüsteemi nihkeid te leidsite ja mis võiks olla lahendused? No me peamised probleemid jõudsid lõppude lõpuks sinna 2 tükki leidsime, et esialgu see konsulteerimise protsess oli selline hästi ebaselge ja ei olnud võimalust kusagilt tegelikult kontrollida, mis patsient see oli, mis protseduur, missugusele jalale, et konsulteeriti telefoni teel, keegi Iro resident konsulteeris siis ja saadeti kohale ka teised residendid ja tegelikult me siin jõudsime mitu korda nagu ringiga sinna, et resident tegelikult ei olnud otseselt süüdi selles, sest tegelikult see konsulteerimise süsteem ise on väga logisev, kui see on telefoni teel ja meil ei ole kusagil märget, kust vaadata, ma ei tea, kas infosüsteemist või kusagil paberilt, et kelle kohta see info käis, et siis tegelikkuses me oleme seal juba selle esimese juustuaugu läbinud. Väga hea tähelepanek. Jah. Lauas oli sama juhtum. Mis probleemi teie leidsite?
nii, on mind kuulda? Vist on. Jaa, me suuresti, kuna ülesanne kattub, siis ka meie käsitlus kattub. Võib-olla lisaks juurde, et lohises ju mitte ainult see konsulteerimise protsess ja selles mõttes info liikumine, vaid ka see protsess intensiivi osakonnas endas. Alustades sellest, et ikkagi kui ütleme resident jõuab osakonda, kõigepealt õdedega rääkimine, õde võiks ka kutsuda intensivisti kohale, kui ta on vähegi nagu saadaval, et ka intensivist vaataks üle, et kõik on korrektne, mis tavaliselt ka toimub. Lisame juurde, et EHL-i kontroll pigem võiks olla enne, mitte pärast, kas või mis iganes lidokiini allergia kahtlusel või mis iganes seal võib ka olla. Ja siis alles jõuame selle korrektse check-in'i juurde ja võib-olla veel oluline aspekt on just selline meditsiini hierarhilisus, et siin on võimalik, et igas aspektis nii-öelda nõrgem osapool võis tahta vastu vaielda või lisa küsida, aga teda, kas ta ei julgenud seda väljendada või siis seda ei võetud tõsiselt. Et klassikaliselt on ju vanemarst see, kes suunab residendi kuhugi minema, protseduuri tegema, on võimalik, et vanemarst ei andnud seda vajalikku infot ka residendile, aga samas resident arvas, et nii käibki või et tal ei tulnud ka pähe küsida või ta ei julgenud küsida. Samamoodi õde ju tegelikult väljendas probleemi, aga teda ei usutud. Et see on selline nagu see võib-olla delikaatsem probleem siin. Aga kuidas seda lahendada? Nii suur rohe tuli. Kuidas nagu teha lihtsamaks seda, et ta läheks õige ja õige juurde? Milline checklist või kuidas see peab olema? No see on ikkagi... Me arutasime siin seda, et tegelikult kui konsultant üldse või tähendab konsultatsiooni soovi varst edastab konsultatsiooni, siis ta alustab sellest, et ta annab ikkagi patsiendi isikukoodi ja nime kõigepealt korralikult ja selle sama nime ja isikukoodi peab leidma selle patsiendi randmepaelalt tegelikult, kui patsient ei ole ise kontaktne, pluss üle küsima sellelt inimeselt, kes selle patsiendiga tegeleb ehk arst või õde. Et tegelikult põhiprobleem oligi patsiendi identifitseerimine, kõik muu järgnes sellele. Et sealt sai kõik alguse. Ma ikkagi tahaks väga küsida see hierarhilise probleemiga, ma olen ise ka kokku puutunud ja kuidas me seda saaks muuta? No alt üles ja ülevalt alla, et julgustada nooremaid, väljendama oma probleeme ja julgustama vanemaid seda tõsiselt võtma. Ja ma arvan, et siin on nagu suur roll on eeskujul mõlemat pidi. Jah, ma olen täiesti nõus. Nii. See on ka võib-olla natukene selline harjumuse kujundamine, et mida rohkem organisatsiooni poolt tuleb seda stiimulit, et okei, meil oli selline juhtum, arutame seda rohkem tekib seda laiemat arusaama sellest, et me võime rääkida sellest, kui me oleme ebakindlad, me võime rääkida sellest, kui me ei ole teinud teen esimest korda mõnda protseduuri, et mida rohkem tekib neid arutelupunkte, sest rohkem me leiame võimalusi ka ise ju tõstatada teemasid. Et selles mõttes, et on natukene nagu selline laiem mull, et mida rohkem me utsitame ise või algatame ise neid vestlusi, seda rohkem tegelikult me saame ju vastu ka seda sama. Täpselt, et ka nende patsiendi ohutusjuhtumitega me peame neid arutlema, et see ei peaks jääma niimoodi, et uurijad uurivad ja tuleb vastus ja ongi kõik, et neid juhtumeid peab arutama, jah. Üks mõte, mis veel tuli, on ka võib-olla selliste raamistike ikkagi kinnitamine. Et näiteks nii nagu kui meil on ravijuhend ja resident näeb, et vanemarst irdub ravijuhendist, sul on midagi, mille alusel seda teemaks võtta, et öeldagi, et kuule, ravijuhendis oli nii, aga see on põhjus, miks me teeme hoopis naa ja võib-olla on väga hea põhjus. Samamoodi kui on, et kuule, checklist peaks olema selline, äkki teeme tervikuna ära, et see annab sellise välise nagu süsteemi, et sa ei pea nagu üks-ühele vastu hakkama, vaid sa lihtsalt saad selle välisele nagu turvaelemendile toetuda noorena. Et sul on nagu mingi seljatagune olemas, eks ole, mille alusel sa seda vaidlustad. Kas on veel üks probleem? Meil tõstatus see teema ka, et residendid ei teadnud midagi sellest checklistest, et kuidas see nii sai olla, et kas seal on mingisugune juhendamise aspekt, mis on puudulik, et kas seal on, vahepeal oli jutuks see, et residendid tegelikult käivad eri osakondades ja alati ei ole kursis sellega, kuidas see süsteem käib, et kuidas parandada seda, et kui sa nüüd lähed mingit protseduuri tegema, et oleks kindel, et sa tead, kuidas ka nagu nii-öelda organisatoorselt see käib.
ja jõudsime enam-vähem sinna, et organisatsiooni tasemel võiks kuidagi olla paremini defineeritud, et mis tingimustel võib resident siis iseseisvalt protseduuri läbi viia. Et olgu see siis kas see, et juhendajaga enne räägitakse läbi see või noh, selles mõttes, et nii täpsustesse me ei läinud, aga seda, et oleks paremini ära defineeritud need tööülesanded. No kas just, ma just mõtlen nende residentide suhtes, et nad käivad tsüklisse erinevasse majadesse, et uued korraldused, uued juhised, kas need peaks olema niimoodi erinevas kohas erinevad? No ideaalis võiks olla kindlasti rohkem standardiseeritud selles mõttes, et ma ei tea, kui lihtne see praktiliselt on, lihtsalt seepärast need süsteemid on juba haiglate ja osakonniti hästi erinevad, aga nagu enne juttu tuli, siis tegelikult mida rohkem meil on seda standardiseeritust, seda lihtsam on vältida neid vigu, mis tulevad lihtsalt see süsteemi erinevusest. Absoluutselt. Ma arvan ka, et need üldiselt igasugused protseduuri checklistid ei tohiks olla liiga erinevad, need põhinevad ju üsna, kirurgia checklist on ikkagi üsna rahvusvaheline näiteks ja sellest mingisugune modifitseeritud pisiprotseduuride checklist võiks üldiselt olla ka üsna ühetaoline, mida jälgida, et see ei tohiks tõenäoliselt antud juhul ikkagi, mu eeldus on, et see resident ei olnud üldse teadlik, mis asi on time out ja mis asi on checklist ja siin tuleb see juhendamise ja vastutuste aspekt, et ta ei oleks tohtinud sinna alla üldse või üles, ma ei tea kuhu, IROsse üldse jõuda niimoodi sellisel kujul tõenäoliselt. Jah, õige. Et checklist on kindlasti selline asi, mis ei ole väga keeruline välja töötada, aga see kindlasti vähendab selliseid identifitseerimisvigu, väikseid apsakaid, mis tuleb ja möödarääkimisi. Kas teises lauas on veel midagi lisada? Mul tekkis üks mõte veel, et see viitab jälle, et kui esimese aasta resident saadetakse üksinda IROsse konsulteerima või punkteerima, et siis ta on just lõpetanud ülikooli. Miks ta tuli sinna ortopeedia osakonda? Selleks, et teda keegi õpetaks. Et tegelikult oleks pidanud juhendaja veenduma, et protseduuriga saadakse hakkama, et kõik see protseduuri kulge üldse, kuidas see konsultatsioon peab toimuma, on vastaval residendil juba siin majas selge. Ehk siis tegelikult vastutus jääb juhendajale, kes ta niimoodi saatis, et ta peaks taga kaasa minema, vähemalt algul. Et see juhendamise pool. Täiesti nõus sellega. Kadri? Aga mis on siis see imekuul, kas igale residendile, igale arstile taskusse, et saaks käepaelu lugeda? Meil jäi see teema ülesse. Kas me Identifitseerimisküsimust. Aga seda saab ju lugeda ja seal on kirjas. Aga olete pannud tähele, mis IROs vahest haigetega on, kui need pannakse arteriaalseid kanüüle, siis see käepael on seal kapi peal. Et jah, neid võimalusi siin on, et antud juhul õde kindlasti, kes vastutab selle haige keest, oleks andnud õiget infot ja suunanud õige haige juurde ja neid probleemseid kohti on, aga ma usun, et te nõustute minuga, et see vaene resident kindlasti ei ole süüdi. Kas teistes laudades? Jah? Keegi ei vaata teie. Täpselt samamoodi ennast nagu see resident või see õde. Jah. Jah. Ta ei öelnud, et vale patsient, ta ütles, et kas nii-öelda pani küsimuse alla, et kas sellele patsiendile peaks tegema. Teine resident läks tõenäoliselt haiguslukku, vaatas õige patsiendi haiguslugu, vaatas, et jah, peab ikka tegema ja siis mindi edasi vale patsiendi. Situatsioonis oli üks õde, selles osakonnas töötab õde, kes vastutab nende patsientide kõigest, aga millegipärast organisatsiooni töökultuur on selline, et see õde ei tundnud, et temal on õigus seda patsiendi kaitseks välja astuda ja panna see protsess pausile. Kuule, ma ei ole praegu rahul sellega, mis siin toimub, et võtame korra aja maha ja vaatame asjad uuesti üle. Et mina tahaks teada, mis töökultuur selles asutuses oli, kas õel on õigus rääkida, kas õel on õigus eeldada, et tema seisukohti ka kuulatakse. Ja see asi on minust palju kõrgem.
omades intensiivravi osakonnas töötamise kogemust, meile tundus nagu väga kummaline, kuidas see üldse juhtuda sai. Et õde pidi teadma, et tema haigel toimub asi ja teine õde pidi teadma, et tema haigel ei toimu asja ja noh, et kuidas see üldse juhtuda sai. Isegi siis, kui kuskil seeniore ei ole. Need on need Šveitsi juustuviilud, mis sattusid täpselt, võib-olla oli uus õde, ei olnud kursis reeglitega, ei julgenud öelda, oli väga enesekindel ortopeed. Jah. Mis organisatsioon ja mis kultuur see on, kus õde ei julge öelda? Tema vastutab selle patsiendi ees. Seal oli kultuur, kus õde võis öelda, miks on vaja punkteerida hüppeliigest patsiendil, kellel on mõlemal labajalal haavandid ja osteomüeliit vasakul labajalal. Aga vastuseks oli, et me teeme seda hüppeliigesest vedeliku eemaldamiseks, mitte osteomüeliidi raviks. Minu kui lastearsti jaoks on siin esimene kell. Sorry. Täiesti 2 erineva eesmärgiga juttu on siin. Absoluutselt. Küsitakse ühte ja vastatakse teist. Ja vaatamata sellele see õde leppis sellega ja lasi. Aga mulle meeldib, et Maarja on siin üles kirjutanud päris häid nüansse. Ja ma võtaks kokku. Kommentaar veel. Ta tegelikult käitus selles aspektis välja toodud, et tema tõstatas selle küsimuse või küsida peale selle, et kas see esiteks õige patsient, kas see on õige protseduur ja niimoodi, aga antud juhul esiteks ta sai vastuse selle kohta, et ta, ma ei tea, protseduur on mingil teisel eesmärgil ja teine resident läks veel kontrollima ka seda nii-öelda meditsiini digilugu, et seal on mitu asja, mis mängivad nii-öelda selle ühe vastu ka, et justkui oleks kontroll olnud topelt, aga see on jällegi mitu lõiku läks järjest. See auk sattus samasse kohta, see juustuauk on ju. Seal on veel viimane kommentaar. Ja hästi lühidalt lihtsalt selle residendi kaitseks jälle, olles värskelt olnud esimese aasta resident, ma tuletan meelde, kui see on päevast päeva hämamine. Nagu eriti esimesed kuud residentuurist. Jumala hirmus on, mitte midagi ei tea. Ise ei ole kunagi vastutanud, nüüd järsku vastutad. Valdkonda tegelikult teada ainult õpikust. Ja nüüd järsku hakkad lihtsalt asju tegema ja iga päev patsiendid küsivad sult asju. Ega sa kunagi ei ole vastanud nendele küsimustele, aga sa arvad, mis võiks olla. Ja see nagu staatus, milles sa elad, on siuke hämamine päevad läbi. Ja nagu iga päev sa nagu pakud oma parimaid vastuseid ja enamasti läheb väga hästi. Aga see ei ole nagu, see on siuke fake it till you make it olek, mis ka selles hetkes tõenäoliselt väljendus lihtsalt kehvasti. Ma olen täiesti nõus. Väga hea. Aga võtame selle juhtumi kokku, sest meil on 2 juhtumit veel vaja lahti rääkida. Mulle meeldis see, et see algas sellest, et keegi ütles, et residendid jäid süüdi. Aga lõpetasime ikkagi sellega, et tööprotsessid peavad olema paremini selged, standardiseeritud ja organisatsiooni kultuur on see, mis meid päästab. Ja mul on hea meel, Jaan, et meil intensiivravi osakondades see töökultuur on selline, et õed peaksid teadma, mis protseduurid nende patsientidel plaanis on sellel päeval, aga mõnikord juhtub ka nii. Mis sa sellele õele ütleksid pärast sellist juhtumit? Kõikide patsientide kohta, meil on eraldi tahtel seal, kus me kirjutame kõikide patsientide selle päeva uuringud, protseduurid, ravimuutused, konsultatsioonid, et see õde teab, mis tema patsientid selle päeva jooksul toimuma hakkab. Ei ole mingid selliseid asju, et õde ei tea. Õde on selle patsiendi esimene kaitseingel intensiivravis. Tema on 1-1 selle patsientiga, arsti on 1-9. Aga tegelikult sa soovitad ju... Ja kui tuleb ikkagi haiglas nagu selline olukord, et tuleb mingi, see ei pea olema resident, see võib olla kolmandagi residentide ka. Ma tahaks teile öelda, et ärge muutuge, sageli ärge muutuge oma juhendajate sarnast. Teil on endal ka see siuke, mingisugune arusaamine, et milline arst peab olema ja milline ei pea olema, eks ju, et kahjuks päris paljudel juhtudel satub juhendajaks ka inimesi, kes võib-olla peaks seda tegema, et hoidke seda joont ja see on professionaalselt see sõna, mida lisaks käelistele muudele oskustele
me peame nagu residentuuris omandama ja kui me lõpuks arstidena tööle hakkame, siis õde on meie partner ja sellist suhtumist, et ma nüüd sõidan õest üle või ärge sellist suhtumist omandage, palun. Väga hästi, tegelikult sa soovitasid hoopis ju selles osakonnas kasutusele võtta sarnase tööprotsessi nagu teie osakonnas on või kokku leppida reeglid organisatsioonis, kuidas me oma tööd teeme, et me kirjutamegi iga hommik tahvli peale üles ja kui sinna tahvli peale ei ole kirjutatud seda, siis see õde sellel patsiendil seda asja teha ei luba. Ja nii ongi. Väga hea. Aga lähme siis sujuvalt üle teie case'i juurde, te tegite seda insuldi case'i. Tehke lühike ülevaade teistele ka, mis juhtum oli. Selline hull lugu, et 30ndates aastates mees, kes on varem olnud terve, pöördus EMO-sse, et tal on olnud vasakpoolsed peavalud, mingi äravajumine ja on olnud ka 15 minuti jooksul neuroloogiline koldeleid ehk kõne ja liikumisraskus, mis küll taandus. Ja EMO-sse jõudis ta ilma kaebusteta. Tehti talle uuringuid, muulgas ka kompuutertomograafia kontrastaineta ja see esialgu hinnati normaalseks, kuigi siin on toodud välja, et hilisemal hindamisel tuvastati peened kõrvalekalded. Me küll ei tea, mis peened need olid, võime ainult järeldada. Neuroloogi konsultatsiooni ei toimunud ja patsient kirjutati huvitavate diagnoosidega koju ja soovitati pöörduda neuroloogi vastuvõtule, et peavalu, pearinglus ja uneparalüüs. Anestesioloogid seda diagnoosi vist hästi ei tunne. Nii. Nii ligikaudu 5 tundi leidis patsiendi abi, 5 tundi hiljem leidis patsiendi abikaasa ta teadvusetult ja helistas 112. Patsient oli koomas ja hüpoventilatsioonis, ta intubeeriti ja viidi uuesti EMO-sse, seal oli uus EMO-arst. Insuldialarmi ei aktiveeritud, kuid kutsuti neuroloog. Korduv pea KT näitas insuldile viitavaid muutusi vasakus kuklasagaras. CT-angiograafia tuvastas vasaku tagumise ajuarteri distaalse osa sulguse ning kahtluse vasaku lülisambaarteri dissektsioonile. MRT näitas mitmeid erineva vanusega tagumise vereringe infarkte. Ligikaudu 6 tundi peale haiglasse saabumist alustati siis nii-öelda invasiivset insuldiravi, seal erakorraline trombektoomia, kuid tagajärjetult. Siuke hull lugu. Nii. Kas te leidsite süsteemi osades mingisuguseid kohti, mis võisid mõjutada, et miks see lugu nii läks? Jah, me püüdsime mõelda, et miks see lugu nii läks, vaatasime nende kastikeste järgi ka. Üks oli, kuna me mängisime seda, et tegemist oli ikkagi Tartu Ülikooli kliinikumiga, eks ole, siis tehnoloogilised võimalused olid kõik nagu ideaalselt olemas. Kõik oli võimalik, aga üks asi, mis võis olla halvasti, võis olla EMO-s, kas siis ülekoormus või tööjõupuudus, millega me kõik oleme ilmselt silmitsi seisnud ka Tartu Ülikooli kliinikumi EMO-s, võis olla olukorda, kus EMO-arste oli ainult üks ja kõik teised olid abiarstid, hästi tublid putukad, tegid tööd väga korralikult, aga lihtsalt kogemus puudus. Et üks asi, et miks sai niimoodi minna, et näiteks selline asi, et neuroloogiline koldeleid 15 minuti jooksul, mis küll oli hetkeks kadunud, aga see oli olemas, mis võiks äärmiselt alarmeeriv olla ja kohe kõik neuroloogid kohale kutsuda.
mis siis, et 30-aastane mees ja et see oli üks asi, et me ei osanud nagu mitte midagi muud, kui et võib-olla personali nagu ebakompetentsus, mitte nende süül, sest kui sa oled abiarst, siis sa ei saagi olla väga kompetentne, et kohe nagu neuroloogilisele haigusele ei mõeldud. Ja teine võimalus võis olla see, et haigeid tuli uksest ja aknast selle ülekoormuse tingimusel. Miks jäävad asjad tähelepanuta? Aga väga hea on nendest kahest täiesti juba piisav. Patsient tuli omal jalal ja ega me ei saanud ka aru, kas see anamnees ka kuskil äkki ära ei kadunud. Aga kui võtame need kaks asja, et EMO ülekoormus võis mõjutada seda, miks selle patsienti niimoodi käsitleti või siis teine siis selle teda seal EMO-s käsitlenud arsti võib-olla kogenematus, veel ebapiisav pädevus, et mis need süsteemsed lahendused või kuidas me saaks paremaks seda süsteemi teha, et sellised asjad ei juhtuks tulevikus. Ja ütles praegu leida kuskilt 10 EMO arsti. Ja, aga kus... veel vastuvõttu EMO residentuuri, mis on täitmata. Mis on praegu täitmata. See on väga süsteemne lahendus, on ju, et tegelikult me peame osade lahenduste leidmiseks isegi minema nagu riiklikule tasandile, et nagu seal on vaja mingid asjad korda teha selleks, et meil asjad nagu patsiendi ohutusest läheks paremaks, eks? No tihti ei ole ikkagi, ütleme niimoodi, et kui me eeldame, et tegemist on ühe piirkondliku haiglaga, kust oodatakse tegelikult maksimaalselt, mis Eestis üldse pakkuda on, siis on natukene kurb mõelda, et sihukest esmast filtrit patsiendile teeb abiarst. Abiarst on ikkagi üliõpilane ja tema ei ole selles süüdi, et asi läheb untsu ja vaadake, tagajärjed võivad olla räiged ju. Et see on nagu ajab ihukarvad püsti, kui mõtlema hakkad, missugune tulemus sellel asjal lõpuks oli. Et tegelikult see teine võimalus on siis, et organisatsioonist tuleb see ühesõnaga siis sellised reeglid paika panna, et kes milliseid haigeid käsitleb ja kes võib haigeid koju lubada EMO-st. Jah, aga noor terve, ütleme peavaluga mees tuli kaebama sinna ja kusjuures kompuutris, siin oli kirjutatud, et kompuutris esialgu ei leitud midagi, aga hilisem vaatamine, et kas see hilisem vaatamine oli siis kui ta teist korda sattus haiglasse. Tõenäoliselt vaadati see esmane esialgu tehtud pilt uuesti üle siis radioloogide poolt, kui ta uuesti haiglasse sattus. Ja uuesti ta sattus haiglasse siis kui asi läks väga tõsiseks, siis kui juba reageeritigi tõsiselt, aga oli uus EMO arst ja millegi pärast venis asi 6 tundi. Et mitte keegi ei mõelnud tol hetkel insuldile. Uus EMO arst oli, ilmselt läks kuskile kaduma see, et oli ikka see neuroloogiline koldeleid kuramus olnud. Et see pidi kaduma minema ja kui sa hakkad mõtlema, et kui on koomas noor mees, kes hüpoventileerib, siis esimene mõte võib tekkida ju EMO-s, et on mürgistus. Aga ka siin ei alustatud kohe nagu insuldi mõttega. Ja aga kuidas me saame EMO-s vältida seda mõtlemise viga või otsustusviga, et me tegeleme ainult selle probleemiga, mis meil kõige esimesena meelde tuleb või mis tundub kõige tõenäolisem? Et need on juba sellised kognitsioonivea tekkimise põhjused, eks, et nendele asjadele peab... Haigel läks kaduma esmane see info, et uus EMO arst ja see, et 5 tundi varem oli olnud patsient juba EMO-s ja see, et tal oli ikkagi anamnestiliselt koldeleid, jääb mulje, et see on kaduma läinud, sest muidu ei oleks sellist 6-tunnist venitamist kuidagi, väga raske on seletada. Kuidas me saame paremaks teha seda, et anamneesist mingid olulised asjad kaduma ei läheks EMO-s? No ega teisiti ei saa, kui korralik dokumenteerimiskohustus tuleb täita. Jah, meil on mingisugused checklistid või mingisugused standard anamneesi vormistamise vormid, kus on need küsimused ette antud, mida me küsime patsientide käest, kes EMO-sse tulevad, et selleks, et me ei unustaks ära mingeid olulisi asju küsida, eks. Inimfaktor tuleb ära kaotada. AI tuleb tööle panna. Jah, see on ka võimalus.
vähem juhtub igasuguseid Jah. Ühesõnaga kõrvalekaldeid. see oli väga keeruline case, aga mingid küsid veel midagi? Mul jah oli paar kommentaari, et tegelikult kui selline patsient, kellel on kas või üks ainus punane lipukene anamneesi põhjal, satub EMO-sse, siis ta ei tohiks sealt EMO-st lahkuda mitte ühelgi juhul, ilma et see vanem või vastutav arst on selle abiarsti mõttekäigu ja töö üle vaadanud. Et ma arvan, et see on üks hästi oluline punkt. Ja ma saan aru, talle ilma kontrastaineta tehti üldse on ju see kompuuter ka, et tegelikult minu meelest ei ole see üldse esimene kord, kus juhtub niimoodi, et tehakse kompuuter peaajust, sageli ei olegi infarkt ju välja kujunenud seal ja tiiat me seal üldse ei näe, nii et selles mõttes. Aga kuidas me ikkagi... Aga neuroloogi oleks pidanud igal juhul kutsuma, et jah. Vaata, siin tekibki see probleem, et see abiarst peab aru saama, et see punane lipuk on püsti. Seda peaks triaaži õde minu meelest tegema juba esmasena. Et see punased lipukesed paneb triaaži õde ja nemad on küll väga kogenud. Ei no punane lipuke tulebki ju sellest, et meil on mingi ette antud sümptomite kogum, mille puhul meil tekivad need punased lipud, et see tulebki kõik läbi käia, meil peab olema mingi ette antud anamneesi vorm, mille põhjal me vaatame üle, kas tal on mõni punane lipp või tal ei ole punast lippu. Jah. Triaažiõde ei näinud ühtegi neist kaebustest ju. Jah, aga anamneesis need olid olemas. Jah. Okay. Aga samas ka näiteks abiarstid või residendid, kui tulevad EMO-sse, siis mingit juhendamist esimest ei ole, vähemalt mul ei olnud. Ma tulen EMO-sse, keegi ei räägi, kuidas see toimib, mida peab määrama, mitte midagi, et lihtsalt mine ja uju ja kõik. Et see on ka see probleem, et inimesed lihtsalt ei tea isegi, mis analüüse peab määrama, et mis kohustused neil on, mis on punased lipud, mitte midagi. Jah, võtan kohe sõnasabast kinni ja toetan ja räägin süstemaatilisest lähenemisest jälle. Hästi tugev kontrast oli. Mina olin kas esimese aasta resident või praktikant ja samal ajal mul sõbranna oli Soomes. Soomes on terveussporti. Iga kord, kui tuleb mingi probleem, teed lahti ja sul on täpselt kirjas. Probleem on selline, sa pead tegema ära selle testi ja analüüsi ja sellele vastavalt on otsus on see või see. Ja eskaleerima pead sellel juhul. Ja iga kord, ja teate kui hea see, kahju, et ma soome keelt ei oska, kõlas nii hästi. Eestis ei ole. Eestis sul on iga kord, sa pead jälle minema oma juhendaja juurde ja jälle küsima. Aga juhendajal on veel 5 inimest. Ehk siis kokkuvõttes lühidalt öeldes, ma arvan, et Eestis selline laiem andmebaas, millele me julgustame noori toetuma, et päriselt ka usu seda ja tee selle järgi, on see, mis meil on puudu ja sealt hästi palju probleeme algab. Et tegelikult mõned sellised süsteemsed lahendused tegelikult said ka selle keerulise juhtumi puhul välja pakutud, et me tegelikult lõpuks ei jää selle juurde, et keegi indiviid, keegi EMO töötaja või arst, kes sellel hetkel vastutab oli või see radioloog, kes seda pilti vaatas, on süüdi. Et kogu süsteem vajab ülevaatamist, aga läheme 3. juhtumi juurde, meil on väga vähe aega jäänud, aga räägime selle 3. juhtumi ka ära. Meil juhtus nii, et üks meesterahvas siis hospitaliseeriti, tal on B-rakule lümfoom ja ta pandi siis palatisse ühe teise patsiendiga. 2 tükki oli neid seal. Ja mõlemal olid siis kodused ravimid kaasas. Need ravimid siis pandi eraldi sinna automaatsesse ravimi jaotuskappi. Kui see patsient siis välja kirjutati koju, siis ta kogemata sai siis selle oma palatikaaslase ravimid, mida ta siis võttis isegi 3 annust, mis iganes päevade jooksul. Ja see lugu lõpeb sellega, et kui saadi aru, et see palatikaaslane, kes seal haiglasse veel jäi, et tema ravim on kadunud, siis tehti jõupingutus, et tagada talle varajane kordusretsept, et ta saaks ravimi kätte enne haiglast välja kirjutamist. Küll jah, võimalust kiiresti ravim välja kirjutada ja selle patsiendi koju oleks valede ravimitega. Muidugi teil oli ka see, et see patsient A, kes siis esimesena haiglast välja kirjutati, et tema poeg helistas 3
päeva pärast, et kas raviskeemi on muudetud, et on nagu üks lisaravim tulnud. ja seesamune juhtum jah. Siis on jah. Kas te kõrvaltvaatajana nägite nüansse, mis puudutas teile tuttavat teie oma töökohta? Kuidas selline asi võis juhtuda? Ja, et raskesti aru saada, aga ma arvan, keegi ei saa kunagi öelda, et ta pole ühtegi viga teinud või tema osakonnas ei ole juhtunud. Kas teie töökohal on selliseid kohti, mis aitavad kaasa sellise vea tekkele? Ma enam ei tööta haiglas, aga kunagi, kui ma töötasin, ikka on, ei ole võib-olla valed ravimid kellelegi koju, aga on ununenud need ravimid, mis saab koju kaasa võtma, mille patsient on kodust kaasa võtnud, et need on ununenud haiglasse. Et seda ikka on juhtunud. Kas su teise vahetuse kolleegid arvavad sama? Et teie töökohal on, sellel teoreetilisel töökohal on kohti, kus sellised vead tekivad? kus need kogutakse need patsientide kokku, on sellised automaatseid ravimikappe, Pärnu haiglas ei ole neid. Aga sa arvad, et automaatne ravimikapp tegi asja nagu hullemaks või pigem nagu on ta mõeldud ikka selleks, et teha paremaks ju? 2 patsienti vale ravi 3 päeva, et haiglas ei märgatud, et see teine, kes haiglasse jäi, see sai ju ka 3 päeva vale ravi. Tema võib-olla järgmise doosi pidigi 3 päeva pärast saama. Ehk siis, et millised nüansid teile teadaolevalt teie töökohal toetavad sellist vea tekkimist? Siin on ka kindlasti mingi inimlik faktor, et keegi peab võtma ravimi, mis on õige ja andma kaasa õigele patsiendile. Siis meil tekkis küsimus, et kas seal on see identifitseerimise süsteem, see, kus on seal mingi lüli on puudu selle patsiendi käevaela ja ravimikarbi peal oleva triipkoodi vahel. Lahendust ei oska välja pakkuda kohe. Ja teine on siis see, et kes siis on see, kes tõesti nii-öelda vaatab üle, et mis on need ravimid, mis kellelegi kaasa anda tuleb ja ta annab need üle ja selgitab siis ka selle patsiendile ära. Et ja kas see on siis selline suusõnaline kokkulepe või see on ka kuidagi tõesti nii-öelda üks siuke tööülesanne, millega inimene on kursis oma töökohal. Okei. Kas te tunnete, et teie kolleegid teid oma jutuga toetavad või teil on endal, kes selle asja sees olid ja selle avastasid, kohe midagi endal välja pakkuda? Ei, põhimõtteliselt me jõudsime samadele järeldustele, aga kuna see info, me eeldasime, et see haiglasse jäänud patsiendi ravimi puudumine avastati mitte nagu 3 päeva pärast, kui võib-olla oli uus annus, vaid ikkagi nagu ütleme hiljemalt järgmisel päeval ja siis hakati otsima võimalust ravimi toomiseks haiglasse. Et tegelikult see on selline patsiendiohutusjuhtum ehk tegelikult tõenäoliselt ei olnud ka seal patsiendiohutussüsteemi või kultuuri või registreerimise võimalust, et seda üldse lipukest üles tõsta. Et see oli teema, et hakati lihtsalt lahendama kohe, eks, et okei, ravimit ei ole, so what, eks ole, et võtame uue. Ma korra täpsustan, kas sa mõtled nagu seda, et see patsient tegelikult, kes läks koju valede ravimitega, teda ei teavitatud sellest juhtumist nagu haigla poolt, vaid selle avastas tema poeg kodus, eks? Et seal on ka tegelikult probleem süsteemis. See ka tegelikult, eks ole, et see patsient sai üldse nagu vale ravimit, mida ta ei oleks tohtinud saada. See on nagu juba nii-öelda teine patsiendi ohutusjuhtum, aga esimene on see, mis nagu haiglas endas, et patsiendi ravim oli kadunud või mis iganes, eks ole, et onkoravim tõenäoliselt kallis ka veel ja nii edasi, eks ole. Et see on nagu võib-olla see üks juurpõhjuseid, aga see, et patsientide tuvastamise teema, see on teine kindlasti, et kuidas see täpselt seal käis. Oli siin juttu, et apteeker vaatas ravimid üle ja siis pani triipkoodid peale ja siis pandi ravimikappi. Seal on väga palju neid etappe, kus võis mingisugune viga olla, et kuni selleni, et ta pani küll õige, et alates sellest, et ta tuvastas patsiendid valesti, okei, ei tuvastanud,
aga triipkoodid trükkis valesti ja ajas kogemata segamini. Või kolmas etapp, et kus võib-olla õde sai need pakid kätte ja pani sinna ravimikappi ja ajas sahtlit segamini, et seal on nagu nii palju neid erinevaid etappe. Ja kolmas, mis me siia jõudsime kirja panna, et seal oli kiirustamise teema väljakirjutamisel ehk aeg, ehk siis tegelikult nii sisse kirjutamine, nii-öelda haiglasse sisse võtmise võib-olla see ajaline kattuvus, me ei saanud täpselt aru, et kas nad tulid ühel ajal või üks patsient oli ees, aga igal juhul ravimite tuvastamine käis küll üheaegselt justkui. Et siis nagu see protseduurika küsimus võib-olla, mida saaks töökorralduslikult muuta ja väljakirjutamisel ka siis, et millest see kiirustamine oli tingitud, seda tuleks analüüsida. Ja siis täpselt, et kus kolleegid ütlesid, et kontrollida, et mis siis ikkagi patsiendile kaasa antakse ja mida räägitakse, et need 3 aspekti. Väga hea, ma võtan siis kiirelt kokku, et siin oli nagu kohad, mida saab süsteemist paremaks teha see, et patsientide identifitseerimise protseduur tuleb üle vaadata, eks, et kuidas see täpselt oleks ja kelle vastutus on patsiendile ravimite tagasiandmine, kui nad hakkavad koju minema, et see inimene täpselt teab, mis on tema tööülesanne ja vastutus selle juures, see kindlasti teeks asja paremaks. Ja tuli välja ka see, et kui haiglas selline juhtum avastatakse, siis on oluline meeles pidada ka seda patsienti, kes juba koju läks, et see süsteem peab ka olema, et kui haiglas avastatakse, et patsiendiga on mingi juhtum juhtunud, kui patsienti enam haiglas ei ole, siis kas teie haiglas on olemas see süsteem, et kuidas seda patsienti teavitatakse või loodetakse selle peale, et see, kes selle avastas, et ta enda südametunnistus ikkagi selle nagu teavituse ära teeb, et selle peale võiksime ka mõelda. Aga kuna aeg on otsa saanud, juhtumid said kõik arutatud, siis ma tahaks, et igast lauast vähemalt keegi ütleks vähemalt ühe asja, mis ta siit töötoast kaasa võtab oma järgmise päeva tööpäeva või tulevastesse tööpäevadesse. Viga ei ole üksikisikus, viga on süsteemis. Ja neid võib palju olla. Jah. Ajapuudus. Mis me selle ajapuudusega teeme? See on meil kogu aeg. Ja tööjõupuudus. Mina mõtlen seda, et tegelikult need olemasolevad checklistid ja need teatud digilahendused on tegelikult ikkagi toetavad seda, et me ei eksiks. Et me ise ka ei unustaks, et see on meie nagu meie väsinud pea ja ülekoormuse juures ikkagi selline tugi. Et me ise ka nagu neid olemasolevaid vahendeid ikkagi nagu tarvitaksime ja harjutaksime, et see oleks meile nagu selline igapäevane asi, et siis see abivahend on nagu päriselt ka abiks sellel hetkel, kus me muidu võib-olla läheks alt. Ja, et 20 aastat tagasi räägiti, et oi, kui meil oleks elektrooniline nii-öelda infosüsteem, küll me siis teeks hästi tööd. Täna me räägime sellest, et kallid kolleegid, dokumenteerime sinna elektroonilisse süsteemi. Me ei tee seda, eks ole. Et alati on midagi kogu aeg puudu. Jah, see on nii. Aga me oleme sellest teadlikud ja tead, kui me oleme sellest teadlikud, siis me saame ka mõtestada oma tegevust ja mõelda need etapid läbi. Ja me... kompuutris kohe läbi, vaata, ema uks ongi suur kompuuter. Siit lauast midagi. Üks mõttetera. No tuleb ikka kogu meeskonnalt paluda, et ka väga ilmselgete asjadega dokumenteerime ja küsime ikka nime üle. Ma nüüd lähen ja ütlen tiimile ka edasi. Toetuma oma meeskonnale, eks? Ja võib-olla üks mõte veel, et siin kõlas mitu korda läbi see ohutuskultuur. Et minu teada meie haiglates juba üsna mitu korda tehtud ohutuskultuuri uuringuid ja võib-olla tasuks mõelda ka selle peale, et kuidas neid uuringu tulemusi ära kasutada, et seda ohutuskultuuri muuta, et need tegelikult näitavad päris palju, et see ei ole mitte nii, et teeme küsitluse ära, arvutame sagedused kokku, kanname ette ja ongi kogu lugu, aga et kes nüüd selle
kvaliteedi juhtimisest rohkem vastutavad, et vaadake, võtke ja süvenege nendesse tulemustesse ja mõelge, et mida ja kuidas saab ära teha, et nendega saab hästi palju ära teha. Väga hea, üks veel. Võib-olla siia lõppu seda ka, nii oli, et olgem kollegiaalsed, et me töötame samas süsteemis ja sama eesmärgi nimel, et toetades teisi me tegelikult toetame ju ka iseennast. Ja patsiendi ohutust. Aitäh! Ma tahtsin öelda aitäh kõigile, et te tulite, et osalesite, kaasa mõtlesite. See oli ainult üks väike osa patsiendi ohutusega tegelemisest. Tegelikult tuleb siit edasi liikuda selleni, et hakata neid süsteemi osasid siis paremaks tegema ja pärast nende tegevuste mõju ka hindama. Aga seda siis juba järgmistel koolitustel. Aitäh!